Peeter Tooming, Loobumine 2, kaldal, 1980. Horisontaalse ristküliku kujulise mustvalge fotopind on ebatasaselt teraline. Fotol on kivine maastik tumeda taeva taustal. Foto keskosas lebab kividel kooritud ümarpalk, millele on hoogsalt peale astunud alasti naine. Sale naine on kummargil ja meie poole küljega, pea suunatud vasakule. Foto paremalt küljel langev valgus toob esile helendava palgi ning valgustab naist tagantpoolt. Taevas on väga hele vahetult kivipinna kohal, naise põlvedest kuni foto parema servani, ning muutub kõrgemale ja vasaku serva poole liikudes järjest tumedamaks. Ülemistes nurkades on taevas peaaegu must. Samuti on tume ka kalduskivipind, mis tõuseb paremalt vasakule liikudes pisut kõrgemale. Foto paremas servas ulatuvad kivid umbes 1/5 foto kõrgusest, vasakus servas umbes 1/3. Ebaühtlase suurusega ja kuni poolemeetrise läbimõõduga lamedad kivid on tihedalt üksteise kõrval. Tumedatelt kivipindadelt peegeldub valgus heledate laikudena, jättes mulje märjast pinnast. Foto allosa keskel, umbes alumise veerandi kõrgusel, asetseb kooritud ümarpalk kivisel pinnal ning on veidi lühem kui pool foto laiusest. Üksikute oksakohtadega sileda palgi otsad on sirgelt lõigatud. Parempoolne ots on peenem, kuna paikneb meist kaugemal. Palgi pind helendab kontrastselt tumedal kivitaustal. Vasakpoolne palgi ots jääb varju. Palgi peal, vasaku otsa lähedal, seisab hoogsalt puule astunud alasti naine kummargil. Ta on veidi vähem kui pool foto kõrgusest. Naine on fotol suunaga alt üles nii, et tema sale keha on taeva heledamal taustal. Naine on vasakule ette kummargil, põlved kõverdatud. Ta toetub palgile ühe päka ja mõlema käe sirgete sõrmedega, justkui teeks ta madal starti kivipinna kõrgema osa suunas. Naise vasak käsi on fotol kogu pikkuses. Parem käsi jääb suures osas keha taha. Vasak jalg on palgil, parem jalg on õhus, jalalava palgi kõrval paremal. Jalalava on fookusest väljas ja ebaterav, mis annab edasi liikumist. Vasaku käe ja keha vahel valendab prink rind, mis puutub peaaegu vastu vasaku jala reit. Valguse käes helendavad vasaku jala säär, reieosa jääb varju. Parem jalg on varjualas, valgustatud on vaid õhus olev labajalg. Samuti helendavad naise selja alaosa ja tuharad ning käsivarte tagumine pool. Naise pea on maaga horisontaalselt. Nägu jääb täielikult musta varju. Poolpikad juuksed lendlevad justkui tuuleilist kantult musta pahmakana horisontaalselt vasakule. Kirjeldustõlke koostasid Katriin Reinsoo ja Sylvi Sarapuu 2026. Luges Toomas Järvet.